Tänases osas lollid ja jaburad tegime Eesti Nokia. Siin on üks ajaleht, Eesti Päevaleht, mis seisab alati selle eest, et eestlased saaksid teada kõigest olulisest. Näiteks mees lämbus oma okse sisse. Ja vastavalt, millest Eesti Päevaleht ei kirjuta, seda ei ole olemas. Näiteks rahvastikuvahetus. Pole olemas, ei tea. Eestlased vaatavad alati Soome poole, sest sealt tulevad peaaegu kõik head ideed. Omal ajal isegi president Lennart Meri unistas Eesti Nokiast. Mida teeb meie hõimurahvas Nokia looja täna selleks, et oma majandus peale margast, rahva seisukohalt pettusega loobumist ja Nokia globaalset põhjalaskmist uuele tõusule saada? Kõige alus on väljaõppinud mehed ja head tööriistad. Põhjanaabrite juurde ongi saabunud 10 000 õppinud mehi ja tulemused on näha. Asja nimi on Kaarnav Vene. Sellised laevukesed panevad meie sugulasrahva raharattad käima. Uus innovatiivne toode on valminud koostöös Aalto ülikooliga. Keegi ilmselt arvab nüüd, et meie teeme nalja, ent see uudis pärineb Yleisradiost ehk Soome rahvusringhäälingust ja asi on täiesti tõsine. See on nalja tegemiseks liiga tõsine teema. Ja uus Soome Nokia on leidnud kajastamist näiteks ka Hispaanias. Mis toimub, peaks olema arusaadav kõigile. Vaatame. Luodaan muutama tuote, jota voidaan skaalata sillä tavalla, että vaikka koko Euroopan vastaanottokeskuksessa käsityöläiset taiteilijat voi tehdä näitä ja myydä niitä ja hankkia näitä tuloja. Mitä kuitenkin siinä on jos siitä perukunta kanssa? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba tenía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo. El restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y hago solamente paella. No niin, et Suomi nousuun. Hispaania rahvustelevisiooni uudisekajastus oli Yleisradio omast palju temperamentsem. Stuudios valitses täielik eufooria. Geniaalseid ideid näeb ju harva. Muuseas, kui sa oled tahtnud teada, mismoodi näevad välja Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu või juhatuse või mis iganes koosolekud, siis seal käib arvatavasti samasugune möll ja trall nagu Hispaania televisioonis, nagu sa just nägid. Ühesõnaga lõbus on. Meie ei tohi maha magada võimalust saada liberaal-demokraatlikul turul oma jalg ukse vahele. Siin on Eesti vastus põhjanaabrite innovatsioonile. Võtsime hea idee ja tegime paremaks. Nagu soomlased ütlevad, panime paremaks. Kui senimaani oli meie kõige suurem innovatsioon 760 000 vigast turvariskiga ID-kaarti, millega paljud rõõmsalt veel valimas käisid või teadmatuses internetitehinguid tegid, siis see on paberlaevuke Tehumardi 1.0. Nagu näha, oleme asja kõvasti edasi arendanud. Siin on palju innovatiivset, näiteks kiri Tehumardi. Selle väljamõtlemine nõudis palju tööd. Kõige suurem uuendus võrreldes soomlaste algupärase laevukesega on punane viisnurk laeva ninas. Nagu teame, on punased igal pool kovassa nousussa. Seda nii Soomes, Eestis kui ka Euroopas. Ma viskangi siin õhku idee, Eesti võiks kuuluda Euroopa 5 kõige punasema riigi hulka. Et Põhja-Korea on number 1, see on selge. Aga Eesti ja Soome rebivad teise koha nimel. Pole paha. Laevale lisasime 2 ankrut, mõlemal pool on 1 ankur. Siis on veel mingid augud, kust vesi liberaalselt sisse ja õhk sama liberaalselt välja pääseb. Laeva keskel on torn, torni külge kinnitub mast, masti külge kinnituvad lipud. Mastinööri külge saab panna nii palju punaseid või siniseid lippe, kui ise tahad. Värvidel peatudes siis
Vikerkaare värvid on moes, ära unusta lillat värvi. Noh, te mõistate, millele ma vihjan. Muuseas, siin põhja all on näha mastikinnitus. See on selline kakavärvi pruun plastiliin. No, te ilmselt jälle mõistate, millele ma vihjan. Ikka sellele, mis viib sujuvalt mõtted euroopalikele väärtustele. Jäta meelde. Laevale võid panna nii palju viisnurki, kui ise tahad. Võid kasutada punaseid ja kuldseid viisnurki läbisegi. Kuula oma südame häält. Asja idee ja sisu sinu seisukohalt sellest ju ei muutu. Kasutad sa siis punast või kuldset viisnurka. Nüüd natuke äriplaani taustast. Meie laevuke edendab ühest küljest sallivust siis, ja teisest küljest sümboliseerib võitlust natsidega siis, natsid. Võta aega mõtisklemiseks ja häbene. Võiks arvata, et Stalini režiim tegi Eestis puhta töö, kuid oi, mis nüüd Euroliidus selgub? Stalin oli pime kana. Kuidas muidu oleks võimalik, et Eestis pesitseb täna Põhja-Euroopa üks suuremaid natsipopulatsioone? Suurusjärgus kuni 900 000 isendit, heldeke! Kas kujutate ette ühte lauluväljaku täit rahvast, teineteisel käest kinni hoidmas ja vaikselt õõtsumas? Tõepoolest, tule taevas appi, see on ju apartheid! Nagu kirjutas tabavalt ka kultuuriväljaanne Sirp. Noh, Sirp ja Vasar enam kedagi ei löö. Eesti Rahvusringhääling ei valeta, ei suitseda suu. Aga mul isiklikult on ikka häbi. Ent vigase ID-kaardi üle olen uhke. Ja nüüd lisaks veel uue Eesti Nokia üle olen uhke, mille ma just leiutasin. Mõtle selle projekti sotsiaalmajandusliku tulu peale. Kui palju talente läheb tarvis, et neid laevukesi miljonite kaupa toota ja teha? Sa ei oska arvata. Aga me räägime siin numbrites suurusjärgus 10 000, 100 000. Ei, see on liiga vähe. 1 miljon. Jah, miljon tuli ära. Te kuulsite õigesti, miljon. Eesti tööjõu defitsiidiks on käesolevaga pakutud miljon. Kes pakub rohkem? Õige, miljon on ka vähe. Sest Brüsseli ametnikud on välja arvestanud, Eestisse mahub 7 miljonit immigranti. Tähendab raketiteadlast, tähendab talenti siis loomulikult pidasin silmas. Vabandust veel kord. Ja see omakorda toob meie võileivale kalamarja peale või. Üks tark küll kirjutas kvaliteetmeedias, iga sündiv eestlane kurnab tohutult planeeti. Et kuidas väikse Eesti immigratsioonipumbana kasutamine planeeti ja loodust säästab, ei ole normaalse tavainimese mõistusega selles kontekstis võimalik aru saada. Aga sitta kah ilmselt. Ja üleüldse, mida te halisete? Me saame raha. Kui palju sina said? Mõtle, või võid saada? Ma arvan, et palju. Ja ei lähe palju aega, mil ostame Kreeka saari kokku. Nagu juba mõned Eesti ärimehed on lubanud. Et nemad lähevad Kreeka saari kokku ostma. Ja. Päriselt. Sina võid ka mõne Kreeka saare osta või tüki Ateena vanalinnast. Miks ka mitte? See on reaalne nagu Rail Das Balticum. Vaata seda laevukest. Raha näed, mina näen. Suurt raha. Raha haisu tunned. Õige, haiseb kõvasti. Seda räägivad Merkel, Juncker, Macron ja kõik ja noh, teeme Eesti suureks. See oli Eesti Nokia. Kuulmiseni ja nägemiseni.